Isa, me täname sind, et sa täna selle pühapäeval kutsud kirikusse, kogudusse eri põlvkondi, iga inimest. Ja sa tahad õnnistada, et see ususeeme kanduks ajast aega edasi ning paljundaks head vilja igaveseks eluks sinu riigis. Issand, ilmuta meile oma poega Jeesust Kristust, et me saaksime nägijaks ja et me saaksime targa südame. Aamen. Piibel ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõna kaudu. Igaühele meil on kuulutatud ja täname evangeliste, kes meil on rääkinud Jumala sõna. Aga mul tuleb meelde see aeg, kui oli nõukogude aeg ja kutsuti inimese valima. Ja siis tehti seda propagandat, et valimiste päeval müüakse apelsiine. Ja sellel õhtul tõepoolest ema tuli koju ja ma sain esimest korda apelsiini. See oli nõukogude aja propaganda, et kui me midagi anname selle rahvale, küll nad siis teevad jälle seda, mida meie tahame. Aga meie oleme tulnud täna siia, et täita Jumala tahtmist ja me ei ole tulnud otsima siit oma kasu, vaid me oleme tulnud selleks siia, et meie armastus Jumala vastu sundis täna sind siia tulema ja sa ei otsi siit enam midagi majanduslikult kasu saamiseks. Täna ei jagata apelsiine siin, vaid siin räägitakse Jumala sõna. Ja tahaksin teile siis öelda seda, et tänu Jumalale, et meie usk on kasvanud ja kui seda usku poleks meie sisse tulnud, siis oleksime täna hoopis maailmas, et see on Jumala arm, et Jumal on meid muutnud ja on andnud nälga ja jänu meile otsida teda. Ja ma ei räägi teile täna midagi uut, vaid see on meeldetuletus Jumala sõnast, sest meie hing jänuneb Jumala järele terve nädala ja otsib teda. Ja nii ta ütleb seda, et häälestage endid praegu vaimsele lainele. Tihti, kui me tuleme siia kogudusse, siis me näeme, et moosekandid tulevad pool tundi varem. Ja mida nad teevad? Nemad häälestavad oma pille ja eriti lähevad häälest ära keelpillid, kitarrid, manduliined ja kandled. Ja siis peab olema üks emapill ja selleks on siis klaver, kust võetakse see õige toon üles ja häälestatakse endid või tähendab, häälestatakse instrumendid. Meie oleme inimesed ja me ka täna vajame häälestamist, sest me oleme tulnud täna siia maailmast ja meie meeled ja mõtted on täna veel mitte Jeesuses Kristuses, vaid eile õhtuses jalgpallis. Ma ei ole ise suur jalgpalli vaataja, aga ja kui ma ei ole jalgpalli vaataja, siis on see asi, et ma ei keela teil seda teha, aga see viib meie meeled ja mõtted mitte Jumala juurde, vaid maiste asjade juurde. Ja ma oma vaimust tunnetan, et sellel nädalal on olnud inimestel üks raske nädal nii töö juures, kui perekonnaelus, kui oma tervise juures. Mõnel valutavad ihuliigesed, mõnel valutab selg, mõnel valutavad vaagnaluud ja põlved. Ja mõnel inimesel on masendus. Ja kuidas me siis nüüd ennast häälestame vastu võtta Jumala sõna, kui me ei suudagi seda vastu võtta?
Ja mina olen elukutselt agronoom ja ma tean seda, et ennem kui külvama minnakse, mul koolis õpetati, et kivid tuleb ära korjata, maa tuleb ette valmistada. Ennem ei saa külvata. Kui ma hakkan täna külvama Jumala sõna, siis nüüd valmistame ette oma südame põllumaa. Et see võtaks selle seemne vastu. Et me saaksime keskenduda vaimsetele asjadele. Me ei mõtle enam jalgpalli peale, kes võitis, mis vahekord oli, kes oli parem, kes oli viletsam. Me ei mõtle enam oma tööde peale, millised konfliktid seal olid või kui pikk see tööpäev oli. Või ma töötan 2 kohaga ja mul pole olnud sellel nädalal aega palvetadagi. Aga ütlen selle, kui sa ei suuda palvetada pikki palveid, siis osta tõepoolest omal see päevasõna. Ma nimetan seda Laisamehe piibliks, et seal on kõik ette tehtud. Seal on kirjakoht, seal on ta lahti seletatud ja seal on ka palve. Nii et sa tõstad siis oma silmad issanda poole ja sa tõstad nagu ennast vaimsele lainele, et vastu võtta tema sõna. Ja nüüd palvetame veel. Isa, me täname sind heade ülistajate eest, kes täna siin meile ülistust armastusest tegid ja õnnista neid, aga issand, me seisame praegu vastu kõigile segajatele vaimudele, kes tahavad meid vaevata ja koormata. Ja me seome kurjade vaimude meelevalla kinni, et nendel ei ole meelevalda siin paigas Jumala teenistust segada. Ja Pühakiri ütleb, et kui me seda vägevat kinni ei seo, siis ei ole sellest palvest ka midagi kasu. Aga me seome kurjade vaimude meelevalla kinni ja teemate vaimu ja me käsime nendel lahkuda Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja kuulutame endid praegu vabaks Jeesuse Kristuse nimel vastu võtma seda sõna, mida issand on täna meile valmis pannud. Jeesuse nimel, aamen. Matteus 11:28. Ja siin öeldakse meile kõigile täna, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu hike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu hike on hea ja minu koorem on kerge. Siin öeldakse just seda välja, et me leiame oma hingedele rahu ja tasakaalu. Ja kes seda annab? Ta ütleb, ma olen ise tasane ja südamelt alandlik. Ja see annab meile seda rahu, kellel see juba on olemas. Ja meil ei ole muud vaja teha, kui võtta vastu see rahu, mida issand meile pakub, et meil oleks hingamine temas. Ta ütleb, tema hike on hea. Sõna hike on justkui hirmutav sõna. Me oleme nõukogude ajal olnud nõukogude ikke all ja me teame, mis see tähendab. Kui inimesi saadeti Siberisse ja olime okupatsiooni ajal, seda iket me kõik teame. Aga Jeesus Kristus, Jumala poeg, ütleb, tema on välja valanud oma armastuse kuhu kohta? Meie südamesse. Kas me oleme selle juba vastu võtnud? Mina olen. Siis meie ka oleme kõik, eks ole? Ja see armastus, mis Jumal meile annab, see kannab meid ja see annab meile jõudu oma elus edasi minekuks. Meie koguduses on täna kohal, ma mudilasi ei näe, pidin ütlema 4 põlvkonna, aga tundub, et 3 põlvkonna rahvast. Noored, keskealised ja minusugused, sellised vanemad natuke prillidega. Ja Jumal ütleb neile, tähendab teile, et kõikide silmad ootavad issandat
ja vaatavad issanda poole. Issand ütles pimedale mehele, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? On teil meeles, mis pime mees vastas? Te olete piiblit lugenud? Väga hea. Ja kujutage ette, kui raske on elada, kui sa sünnid pimedana siia maailma. Kõik näevad, ega sina ei näe. Ja teised küsivad, kas sina ka näed? Ja ma ei näe mitte midagi. Ja siis korraga Jeesus läheb selle mehe juurde ja küsib seda. See on ju päeva parim pakkumine. See mees on eluaeg seda oodanud. Millal tuleb minu võimalus? Millal ma saan seda näha? Aga teate, meil inimestel on kõigil ka vaimulikud silmad, vaimsed silmad. Ja vaat, need vaimsed silmad ei avane kohe, kui me sünnime. Ma olen vaadanud kiisupoegi, kes sünnivad siia maailma. Alles 7. päeval kasvavad neile silmad pähe. Need lihased silmad. Minul võttis aega 38 aastat, et ma hakkaksin nägema ennast, ma hakkaksin nägema Jeesust. Ja siis ma tulin töö tundmisele. Ja ma sain siis nägijaks alles, vaimselt nägijaks. Selles maailmas elades me kanname enesega kaasas ikka alati midagi raskust, nii valu, kannatust, nii ebaõnne, haigusi kui ka surma. Aga kui sa hakkad palves võitlema selle vastu, on sul võimalik ära hoida noore inimesena seda, et näha elu uute silmadega. Kui me usule tuleme, siis me ei näe kõiki asju nii, nagu Jumal tahaks. Meil puudub vaimulik arusaam vaimulikust elust ja me oleme veel pinnapealsed ja puudulikud oma arusaamises ja mõistmises. Aga 1. Korintuse 25 on kirjas selline kirjakoht, et ta ütleb, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid milles? Jumala väes. Kui me oma tarkuse maha paneme, siis me alandume ennast. Siis me lubame Jumalal teha seda, mida ta tahab meie heaks teha. 3 aastat tagasi olin haiglas ja ma sain usuväe läbi tervendatud Jumala järgneva sõna kaudu. Ta andis mulle vaimus ühe sõna ja avastasin siis selle saladuse ja see sõna ilmutus oli, et usk võidutseb. Kui sa usus palvetad, siis asjad muutuvad. Ja see kannab vilja. Usus käimine kannab vilja. Kui sa tema peale loodad, kui sa tema peale vaatad, siis mida Jeesus sulle ütleb ja vastab? Ta ütleb, kõik hea and tuleb ülevalt, taevaselt Isalt, mitte minust, mitte maailmast. Ja kui sa usus seda head andi igatsed vastu võtta, siis ta ei anna sul seda limiidi järgi. Ütleb, et mul seda nii palju sinu jaoks ei ole, et teised tahavad ka. Aga ta annab meile ülirohkesti, limiidi vabalt. Mis meid takistab seda vastu võtta? Nii väike usk. Täna olete siia selleks tulnud, et saada usu kinnitust. Me oleme nädal aega tööd rüganud
Ja maailm ei ole meile usukinnitust andnud, see teeb vastupidi, see võtab selle viimase veel ära. Aga me saame täna usukinnitust kust kohast? Tema vaimu ja sõna läbi. Ja sina kui kristlane ja palveinimene, kui vaenlane sinu vastu on ja kogu põrgu sind ründab ja sa näed kõik, mis sind vaevas, hoiab sind vangis, siis, kui sa palvetad, siis ütle, issand, ma näen ennast tervena, ma ei näe ennast enam haigena, ma olen võitja, sest minu usk võidutseb. Piibel ütleb, et Jumala sõna on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu ta ihule, tervel ihule. 2. Korintuse 4:18 ütleb, et ma ei vaata enam nähtavale, vaid nähtamatuile asjadele. Kui sul on sinu ihus mingi haigus, siis sa teed seda, et sellest vabaneda. Sa hüüad issand nime appi. Ja ma olen neid eluolukordades seda võimalust nii palju kordi kasutanud. Aastaid tagasi mul oli kunagi väga tugev seljavalu. Ja minu abikaasa on kristlane ja minu kõrval ja ütles, et Andres, tõuse üles Jeesuse nimel. Ja ma tundsin, kuidas mu kondid ragisesid ja valu ja pisarad tulid silmist. Ja ma tõusin üles ja peale seda kadus valu ära. Me ei saa valu nautima jääda. Me peame üles tõusma. Me peame vaenlasele vastu seisma. Tervenemine algab meie sees ja seejärel ilmub see meile väljaspoole. Ja kõik see, mis tuleb Jumala käest, saab toimida selliselt, et sa usus võtad selle vastu, mis ta on sinu jaoks valmis pannud. See algab seest poolt ja liigub seejärel väljapoole. Ja kuskohast see tegevus peab algama? Meie vaimus, meie sees. Jumal teeb sinu vaimuga tööd ja valmistab sind esmalt vaimus ette, et sa võid usus vastu võtta tervenemist oma ihus. See käib samm-sammult. Paljud inimesed tahavad terveks saada ja tulevad eestpalvele, aga nad tahavad ainult terveks saada, aga kristlaseks ei taha saada. Ja vaat siis nendega on siis selline lugu, et siis nad hakkavadki jooksma siia ja sinna ja peavad aru saama, et me Jumalat narrida ei saa. Teise kuningate raamatus 5. peatükis on öeldud seda, kuidas prohvet Elisa ei läinud isegi välja, kui abisaaja tuli. Ja kes see abisaaja oli, ma kohe teile ütlen. See on nüüd see lugu, kus Elisa teeb terveks Pidale-Tõbise Naamani. Ma loen siit. Naaman Süüria kuningas, väepealik, oli oma isand ees suur mees ja kõrgest austatud, sest tema läbi oli issand andnud Süüriale võidu ja see vapper mees aga oli Pidale-Tõbine. Ja nii ta otsib abi. Ja nüüd üks vaene juudi tüdruk, kes oli sõjakäugis ära varastatud, annab ühe hea mõtte, et kuule, selline võimalus on veel olemas, et on üks Jumala mees, Elisa, kes tervendab ja kes võib veel aidata. Ja siit ma loen siis veel edasi. Aga kui Jumala mees Elisa kuulis, et
Iisraeli kuningas veel pahandas selle peale ja tõmbas oma riided lõhki. Aga siit edasi loen, ta ütleb, siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatus Elisa koja ukse ees ja Elisa läkitas käskjala temale ütlema, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles, vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab issanda nimel Jumala poole ja viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda. Aga me teame, kuidas siis lugu juhtus ja lõppes, et Elisa ei tulnudki välja. Ja sellest kibestus tema süda ja ta solvus, ta pahandas selle peale, et Jumala mees suurt väepealikut ei tulnud isegi teretama, vaid saatis oma sulase tema juurde seda kõike teatama. See mees, vapper sõjamees, kes oli sõja võitnud, ta ei saanudki Elisat näha ja ta seadis oma sulase talle siis ütlema ja sellest ta väga solvus, mida teha. Ja Naaman jäi peaaegu oma tervenemisest ilma. Mis vaim oli selle Naamani juures? Miks ta niiviisi käitus? Kas keegi oskab öelda? Siin koguduses on vaimud äratundmine. Ja ongi uhkuse vaim. Uhkuse vaim. Kas uhkuse vaim on meid ka vahest kätte saanud? Aga sellest tuleb palvetada, täna on uksed lahti ja et ta läheks välja siit uksest. Ja siis meil on justkui kergem hingata ja oleme vabad sellest vaimust. See vaim tahab meid orjastada. Kui ma olen uhke, siis ma ei taha ju sulle teregi öelda, eks ole. Ja selline mees oli see Naaman. Tema oli suur sõjavõitja ju. Ja tema lootes, et teda tullakse kummardama. Aga Jumal on alati teine plaan ja ta ei toimi nii, nagu inimesed tahavad. Ja paljud haiged jäävadki tänapäeval oma tervenemist ilma, sest nad tahavad, et see toimuks nende viisil, nende arusaamist mööda. Ütlen täna teile, ärge olge teie rumalad. Ärge solvuge. Ja mis siis nüüd saab? Nüüd hakkavad need sulased teda masseerima. Kuule, kas tasub ikka solvunud olla? Hakkasid talle aru pähe panema. Teate, alati peab meie kõrval olema inimesi, kes uhkeid korrale kutsuvad. Ja ütle täna, issand, ma tahan olla kuulekas. Ma ei taha olla sõna kuulmatu ega uhke. Ja ma tahan vastu võtta tervenemise. Kelle käest? Jumala käest. Ja see on ju õnnis otsus, et sa niivse mõtled. Ja Jumal toob muutuse inimeste ellu, kes teda armastavad. Me oleme täna siin Jumala perekond. Ja hea on, kui perekonnas on alati inimesed ühel meelel. Ja meil tuleb ehitada suhteid Jumalaga, ehitada suhteid omavahel ja üksteisega. Ja me peame mõtlema, kuidas seda teha. Ja issand ütleb, olge halastajad ja armulised. Me peame saama seespidise inimese poolest muudetud. Siis me saame suhteid ehitada. Kui me oleme isekad,
siis me ei suuda ühel meelel olla. Aga et suhteid ehitada, me peame ennast alandama. Ja ütleb ju Jumala sõna, et õndsad need, kes on alandlikud, et need pärivad maa. Ja kui sinu elus ja sinu meeltes ja mõtetes tekib vahel see moment, et sa oled vihane ja kuri, siis ole kiire andestama. Ja kui sa ei suuda andestada, tead, mis siis juhtub? Siis sinu vaimne areng on pidurdatud. Sa ei kasva vaimus. Ja tead, kes siis plaksutab käsi? Õige. Tema plaksutab käsi, sest vaimne areng, tema eesmärk ongi, et meie vaimset arengut pidurdada, sest ta teab, et me oleme ohtlikud talle. Ja ta ei taha, et me palvetame. Ja kui me veel vaimus käime ja näeme veel ilmutusi, siis on kurat täitsa paljastatud. Aga kui sa kasvad vaimus, siis sa oled ohtlik talle. Me oleme sõdurid ja me peame valvama. Me peame valvama. Kui me räägime jalgpallist, siis saatan on see, kes ründab sinu väravat kogu aeg ja tahab sinna palli sisse lüüa. Ja sina ole nüüd see tark kristlane, valva oma väravat, et see pall sinna ei tuleks. Ja tihtipeale me kuuleme, jälle tuli see pall minu väravasse. Miks? Sellepärast ma ei viitsinud palvetada. Ma ei suutnud vastu seista kurjale, sest ma olin nõrk. Ma ei pühendunud aega Jumalale. Ma pühendasin aega hoopis muudele asjadele. Teate, vahest koprad ehitavad ju pesa või tammi, jõkke. Neil on vaja hambaid teritada ja siis muuseas loistavad neid puid ka sinna üksteise kõrvale. Ja nad ei mõtle, et see paneb veevoolu kinni. Saatan on põhimõtteliselt oma strateegia samasugune. Tema paneb sinu vaimse arengu kinni, mitte tänu kopratele, vaid tänu sinu laiskusele ja pinnapealsusele. Et sa ei ole pühendanud aega Jumalale. Piibel räägib, et meil peab olema palvekamber. Ja mis me seal palvekambris siis teeme, on see, et me riietume seal lahti vanast inimesest. Vaimne garderoob. Igal inimesel peab olema kodus vaimne garderoob, kus ta vabaneb maailma meelsusest. Sest hingevaenlane on sind vangi võtnud oma mõtteteadusega ja tarkusega. Ja sa pead sellest vabanema. Ja kui sa sellest kiiresti ei vabane, siis sa oled tema vang. Ta võtab sind mõtetega vangi. Ja kui sa ei pühendu, siis on see oht, et sa hakkad maailma juba tagasi minema ja vaatama selja taha. Aga palvekambrist sa vabaned kurjadest vaimudest. Kurjadest vaimudest saad vabaks. Kui sa võtad aega, kui sa hindad seda osadust, teate, ma ütlen, et kui te tahate rahus elada päev-päevalt, siis see tasub ennast ära. Ma olen nüüd jõudnud sinnamaale ja sellest hakanud aru saama vanas eas. Et kui sa pühendad oma aja Jumalale iga päev, ühe hetke, siis sa saad õnnistatud. Siis sa saad Jumala sõnaga täidetud ja siis on sinu meeled ja mõtted mitte maailmas, vaid nad on Jeesuses Kristuses. Ja siis sa saad vabaks. Ja kui me kõik oleme vabad, siis me saame ühes vaimus teda teenida. Kujutage pilti, kui suur jõud me siis oleme ja siis vaenlane hakkab kartma. Siis ta taganeb ja jookseb minema. Teate, me oleme vaimses sõjas. Aga me kuuleme raadiost ka iga päev, et ka siin maailmas käib sõda. Ja hingevaenlane
ei taha rahu anda. Kuuleme, et on sõja 2 poolt kokku leppinud ainult 1 nädala või 2 nädalat ja vahest ei peeta sellestki kinni ja jälle hakatakse paugutama, jälle hakatakse üksteist hävitama ja raha kulutama selle peale, et toota rohkem padruneid ja rakette. Aga haiglad jäävad ehitamata, lasteaiad jäävad ehitamata. Maine elu. Ja vaenlane tahab surma siia maailma. Aga Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja kõik ülirohkesti. Ja kui me selles vaimses sõjas oleme, siis mis meid takistab vastu võtta Jumala armu ja tervenemist? Me oleme ju sotsiaalsed olendid. Me vajame head suhet inimeste ja Jumalaga. Vaatame Rooma 8. peatükki. Roomlaste 8. Ja siin räägitakse meie kahesugusest loomusest. Siin ütleb kiri meile, et ma ei tunne ju ära, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen. Ja kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma sööndan, et käsk on hea, nii et tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis valitseb minu sees. Sest ma tean, et minus on minu lihas ei ela head. See on kurb lugu, sest me oleme vangi võetud hingevaenlase poolt. Ja see algas peale seda, kui Aadam ja Eva said petetud ja sõid sellest keelatud puuviljast. Ja siin kiri ütlebki, sest kes elavad liha järgi, nende meelelaad on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimsetele asjadele. Mille järgi sina tahad elada? Vaimsete asjade järgi. Ja see on hea mõte. Sest kui me seda teeme, siis me jääme veel elama. Ja lisaks selle Jumal annab veel igaveselu taevas neile, kes teda ustavalt teenivad. Ja kiri ütleb, et nii ei ole siis enam mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Mis takistab meil siis vaimus olemist, on see, et kiri ütleb, et looda issanda peale kõigest oma südamest ja ära toeta oma enesemõistusele. Me teeme seda rohkem, kui me toetame Jumalale, sest see lihameel elab meie sees nagu vai ja käib meiega kaasas ja tahab meil järgi joosta, aga püüa sa selle eest ära joosta. Jeesus on eluks ju neile, kes need leiab ja terviseks koguda ihule. Kui sa leiad Jeesuse, siis ka sinu elu paraneb ja sa muutud teiseks. Sa saad päästetud. Sa saad vabaks. Sa ei ole enam ori, vaid sa oled lapsendatud ja vabaks ostetud Jumala poja Jeesuse Kristuse töö läbi. Loen meile kirja siit 1. Thessalonika kirjast. Ent teid kasvatagu issand ja tehku teid rikkaks armastuse poolest üksteise vastu ja kõikide vastu, nagu meiegi oleme teie vastu, et kinnitada teie südameid laitmatuks pühitsuseks Jumala ja meie Isa ees, issanda Jeesuse Kristuse tulekul kõigi ta pühadega. Ja lõpetuseks
loen veel siit 1. Thessalonika 5:23. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Ustav on see, kes teid kutsub, küll ta teebki seda. Olge õnnistatud. Aamen. Ja Isa taevas, me täname sind, et sa kuuled meie palveid ja ma tänan, Issand, et see sõna, mis ma täna külvasin siin selles koguduses nende kallete inimeste südame põllumaale, et see seeme läheb idanema ja see kasvab ja kannab vilja. Issand, me täname, et selles koguduses valmistatakse ette uusi töötegijaid, kes lähevad välja kuulutama inimestele Jumala sõna, et ka teised saaksid päästetud. Ja kui sa oled innukas kuulutaja, siis selle läbi, Issand, hoiab ka sind veel vaimulikus elus värskena ja tugevana, et sa käid koos Jumalaga. Ja ma tänan sind, Issand, et Taavet oli tark mees ja ütles alati seda, ma pean Issandat alati oma silma ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Ja selle tagajärjeks ta ütleb, siis rõõmutseb minu süda ja mu keelgi võib ilutseda ja ma võin hingata rahulikult. Issand, me täname sind, et me võime seda kogeda, et sa oled iga päev meie kõrval ja sa oled meie kõrval kuni maailma ajastu otsani. Ja täname sind, Issand, et sa viid meid edasi ja kannad meid kõigis elupäevades. Jeesuse nimes. Aamen.